ja mõisa tuuleveski. See Kunda mõis, kus me käisime. Me tulime teiselt poolt. Käisime seda eelmine aasta vaadamas, mäletad või? Kuidagi tuttav on jah. Aga mis puhul me käisime seda vaatamas? Sattusime siit mööda sõitma. Ja siis keerasime sisse naise soovi. Me käisime seal. See peale... Siberi küla. Liiguge 3 kilomeetrit mööda teed Siberi küla tee. Neile ei jäägu ainult söögi tee. Nii, Lammasmäel jõudsime kohale Karavanide külasse. Tundi tagasi. Pool. Nii, mis nimi on sellel radadel mehe nimi? Ei tea. Räägi ka nimi peale, kui sa tulid. Nii, meie oleme siin matkabusside kokkutulekul Lammasmäe. Sina oled. Lammasmäe puhkekeskus. Hapukapsa nägu on peaga. Ära siis tee nii haput nägu. Ameeriklase baasil tehtud. Vereorma rohtu täis kasvanud. Nii, mis saun see on? Suitsu. See on ka suitsukas. Nii, Soomest toodud kahekordne saun. Suitsusaun. Aga täna pidi jahe olema juba. Niisugune suure kerisega suitsusaun. Võtan sealt riidepuga. Ma tuleb siis, kui rahvus alla võetakse. Aga see muusika mulle küll meeldib.
seal elasid need mehed, kes selle Mergili üles kaevasid ja tsemendiks töötlesid. Räägime teiega Eesti kõige rikkamast perekonnast. Me läheme paremale ja jälgige siis meid, me keerame sinna mõisa vahele auto. Nii kui roheliste retki või. Kuskile hakkame jõudma. Mõis, varemed, Kunda. Oo, see on olnud vägev mõis. Seda me pole näinudki. Venemaa elas üle tõsise tsemendinälja, sellepärast et ehitasid Peeter Suure merekindlust ja tegelikult ma olen vaadanud dokumentide järgi, et kogu see rannaehitiste süsteem, mis algas praegusest kuni siis Ahvenamaani välja, on kõik valatud Kunda betoonist. Mis välja tuleb, et tänu CO2 koodile on Eesti tsemendi tootmine välja surnud. See kõige vananenum pudelahjude jäänused on seal all, need on kõige esimesed. Suurem kandiline korsten, see on nüüd juba samm edasi. Ja noortel on siis nüüd täna tähtis päev. Nad on nüüd pere. Meil on ikka pokaalid ka. No vaata siis. No meil on ka. Ja tuld! Ma ei tea, just saab, aga sinna kahe auto vahele pani. Pikk lend. Kes siin on vikingid ja oravad ja kõik muud. Vaata nüüd see, meie punt tuleb see. Ma ei tea. See on vapsee. Kuule, ja sellele pidi olema kostüüm. Marko on ka võtnud. Kuule, lähme. Ootaks ette, Vaat sarved on põdrad või? Riha maha! Ära jooksu! lähme siis sinna. Karm sügis. September, mis on jõudmas oktoobrisse. Saaremaa. 16. Eesti karavaniklubi kokkutulek. Iidsel Karujärvel, mis on 8000 aastat vana. Klubilised on kogunenud saarele. Ilm on sama heitlik nagu täna, aga meeleolud on üleval.
sest kõik me laulame seal koos Ivo Linna ja segakooriga 5 isamaalist laulu. Ja meeleolud olid üle. Ja ühel hetkel tuli juurduse juurde mees, kes oli selleks ajaks kindlasti elanud vähemalt 60 talve rasket üle. Tuli mees ja tal oli küsimus. Tal oli küsimus, mehed, kuhu on veel võimalik ürituste tasemega jõuda? Neid oli tollel ajal seal koos umbes 150 suguharu liiget. Aga mehed, kellelt seda küsiti, need mehed teadsid juba tollel ajal, kuhu on veel võimalik jõuda. See kärgatus tuli ja võimalik on jõuda ürgene lae siia Lammasmäele 10 000 aastat tagasi. 10 000 aastat tagasi. See on roomlane ju. Elu oli tunduvalt raskem kui täna, polnud ju teidki, aga keegi ei kuulnud. Selge on see, et ka 10 000 aastat tagasi hakkasid maa peale tekkima olemused, mida hiljem nimetati inimesteks. Ja meie suguharus juhtus samamoodi, et kõige taiplikum ja õrnes ei osanud inimesed isegi plaksutada, vaid nad häälitsesid nagu inglased siiamaani parlamendis. Sest see lipp liigub loomulikult teadja mehe poole, kes peab meile homseks võluma siia ilusat ilma. Peab võluma meile raha, õnne, toitu. Kui hakkab tõusma see lipp, on meil olemas ikkagi teadja mees, kes peab andma kogu sellele üritusele õnnistuse, et mitte iialgi enam ei sajaks siin vihma, et me iialgi ei kuuleks siin nuttu, vaid ainult naeru ja rõõmu. Me võime teha teadjamehele tõelise huilge. Ja meie suguharu on kõige tugevam. Meie nimi on Eesti Karavan. Ja nagu alati nendel kokkutulekutel, kus meil on selline abiliste meeskond, abiliste tiim, me kordame üle need kõige tähtsamad sõnad, ka nemad on inimesed, nad teevad seda tööd oma vabast tahtest ja ajast ja oma selle puhkuse arvelt siin. Et kui teil tekib nendega erimeelsusi, siis neid me ei lahenda. Nende sõna on see, mis maksab. Et olge siis edaspidi aupaklikud nende vastu ja nad tulevad taas rõõmsalt meile appi. Aitäh teile! Mehe peale. Paparazzo jäi peale.
jälle kinni, valgus on sees. Asend. Istu, sa oled nii tubli. Opa! välja ja vaatab, mis imelist toimub. Nii, jahimaja. Nii, siit läheb alla ka. Kaire. Ja üleval on veel magamiskohad. Aga no alla me pidimegi minema, nii et alt me saamegi asjad. No võt, lähme vaatame. Kas see on õige koht, kust alla saada? Siin on ka veel jahisaal ruumidega. Väga uhke. No ütle, et see on nüüd saun. Oi, mõmmit nägin või? Mõmmi on nii ära. Igavene uhke maja tegelikult. Näed, vetsudega ja. Kohe näha, et 70-ndatel tehtud. Veel üks ruum. Lähed niimoodi ja oledki sina pildis. Vaata, ma vaatan, mis siin on. Need on riietusruumid. Tekitame sellise asja, et panen teile jälle korraks pimedaks kõik. Hoian mullest juba tuli pilt ette. Jaa, aga see pilt ka kohe koob ära. Natuke aega korraks peab kannatama. Ei ole hullu. Jaa, welcome. Nii, on ära meile. Nii. Ühesõnaga, nagu sa sai, et te liigute kogu aeg lammas peale lähemale. Et nüüd järgmises punktis olete need nii koos. Nii, pange võrreldes ette. No nii. Siis matkabusside ala. Nagu kokkutuleku. Nii kui kokkutulek, jah. Kas ta ütles 365 bussi? Jah, 62. Ei, 65, jah. 4 või 5 bussi rohkem kui oli eelmine aasta. No, siin on tegelikult väga suur ala ju, kui nii võtta.
Ja nüüd sa juba pilluti saabud. Veiko Est, Veiko, tule sina, sina, kes selle supi kunagi kokku keetsid, et need karavanid hakkaks kogunema. Meil on palju uusi inimesi, et Veiko Estom oli see, kes selle ratta tõmbas käima. Seekord oli, sa oled seda mitu korda rääkinud, aga ma olen alati purjus olnud, vist oli 12 nüüd karavanele. Ma ei mäleta, kas oli ikka täis, okei, 11. No nii, esimene asi, mille me välja veeretame, on... kuulge, kas kõigepealt peauhind või lohutus? Tehke äkki sarva, et me loosime välja kõigepealt lohutusauhinna.
ja ongi 24 mai. Selleks korraks jälle kõik läbi. Suurem osa rahvast on juba laiali sõitnud. Kas kõik on ärganud? Onko Suomi täällä? On. Latvia. Are you here? Ei ole enam. Yeah, we see you. Lithuania. Good morning. Tore, rahvas on jälle koos. Väga täname, et tulite siia ja me hea meelega seisame veel kord selle kokkutuleku lõpuks teie ees. Hea meel on öelda, et Eesti Karavan tegutseb täie jõuga. Eesti Karavan, need pole ainult teie ees, vaid need oletegi kõik teie ka. Suur tänu teile selle eest, et te olete tulnud jälle ühele kokkutulekule, selle lõpuni ilusti ilusalt vastu pidanud. Ja me väga loodame, et see, kuhu me teie raha oleme siin kulutanud, et see läks teile ka tegelikult korda. Ja kui ma küsin, mis teil siin kõige rohkem meeldis, siis ma loodan, et see vastus on saunad. Kas oli nii? Tõstke käsi, kes julgeb, kes ei käinud saunas. Hästi, me tellime teile eraldi sauna ja lähete ainult teie järgmine kord. Ja tahtsingi öelda, et tegelikult saunade pärast me siia Lammasmäele eelkõige tulla tahtsime ja ma tõesti väga loodan koos teiste korraldajatega, et kõik see saunadega seonduv meil enam-vähem õnnestus, vähemalt nägime ära väga erilised saunad, saime seal käia mitmel päeval ja saime selle nii-öelda päris sauna elamuse kätte, et ei läinud lihtsalt kuskile suvalise Leili sauna tuurile. Nii et nüüd on meil järgmiseks korraks jälle pähklid pureda, millega üllatada ja meid kohale meelitada. Nii, kus me siis järgmisena kokku saame? Siin samas juuli alguses 2 nädala pärast on tulemas mitu üritust, kus klubi liikmed on väga oodatud. Üks neist on Country Festival Kanavere Country Harjumaal, kuhu klubi liikmed saavad sooduskoodiga piletid osta. Samal vahetusel toimub ka Eesti suurim Enduro festival Aidu Enduro Aidu karjääris
ja seda üritust korraldab meie klubi liige Toomas Merilai. Sündmus on kõigile karavani sõpradele tasuta ja info selle kohta leiab nüüd lähipäevadel klubi kodulehelt. Ja kes siis pikemat reisi suvel plaanib, siis pikk ralli Saksamaal Karpamis, see toimub juuni lõpus ja saab leituda karavani sõprade siis esindusega ja selle info leiab ka klubi lehelt. Ja mis siis muud, nautige suve ja kohtume juba septembris Ilmaveerel. Jah, olete kõik oodatud Obinitsa klubi 34. karavanide kokkutulekule. Nii et ka minu poolt soovin teile suveks ilusaid, mõnusaid reise, väljasõite karavanidega. Ning üks asi tuli veel meelde, et meie koosoleku alguse loits lõpeb täna, et ilma osas, mis peale siis tänast saab homsest, see loits midagi enam ei anna. Et juhul, kui keegi plaanis mingit loitsu minult tellida, siis parem ärge helistage, sest ma ei mäleta enam, kuidas see käis. Igal juhul kõikidele teile veel kord suur tänu, et tulite ja soovime head koduteed. Aitäh! Ja ongi lõpp. Ma võin neid vähed suuda. Toimetavad ma edasi. It's a
Eestis ei ole, aga on kaks üritust suvel, mida korraldavad meie klubi liikmed ja me saame sinna soodustusega või tasuta. Vaata, mis siin minul on nii suur. Natuke jälgida. Üks on lapse siia jäänud. Sa tead, kuhu sõita, sul mõni kaart on ka, kuhu poole üldse minema kodutee läheb. Need Kundalinnast pole enam mõtet läbi. Oho, kas me ei lähe sinna veski juurde? Vesiveski juurde? Palun, kui sa ei viitsi just hetk tagasi. Ei, mina ütlesin või? rahulikult 10-ni. Kunda maha müüdud ja seisma jäetud tsemenditehas. Jälle 100 töökohad Eestist läinud.